Hei, täna tahan sulle rääkida eesmärkidest ja tegelikult tõstatada küsimuse sellest, et mis sina arvad, kas sinu eesmärk, mida sa tahad saavutada, on sinu vääriline? Mida see tähendab? Ma olin juba aastaid kaua mõelnud selle peale, et eneseväärtustamise poole pealt on ju, et justkui jäi nagu see mulje, et kas mina olen nii-öelda väärt saavutama seda, mida ma tahan saavutada. Kas ma olen piisavalt õppinud, kas ma olen piisavalt tööd teinud, kas mul on piisavalt häid kontakte ja nii edasi, kas ma olen inimesena piisav. Kuni ma alles nüüd hiljuti taipasin vastupidist. Ma olen piisav, ma olen inimene, ma olen võimeline looma, ma olen võimeline mõtlema, ma olen võimeline suhtlema ja tegema veel palju rohkemgi. Ma olen kindlasti piisav. Küsimus on selles hoopis, et kas minu eesmärk, mida mina tahan saavutada, kas see on mind väärt? Ja mis see tähendab, kas see on mind väärt? Kas sa saad küsida endalt 2 küsimust? Kui sa, esimene asi muidugi selleks, et üldse midagi saavutada, on see, et sul peab olema väga selge teadmine sellest, mida sa tahad saada. Ja see on kusjuures 95% inimestel väga raske. Öeldakse, ma tahan rohkem raha, ma tahan rohkem paremat tervist, ma tahan rohkem armastust, mida iganes. Aga see on kõik väga laiali valguv. Ehk siis esimene asi, mida saad iseenda jaoks teha, on see, et selge arusaam sellest, mida sa tahad. Spetsiifiline, et sa saad konkreetselt välja tuua ja see on nii-öelda mõõdetav asi, mida sa tahad oma ellu rohkem saada. Kui see on rohkem raha, siis see on see. Kui see on mingi ametipositsioon konkreetses ettevõttes, siis see on see asi. Ehk siis sa saad öelda täpselt, ma tean, mida ma tahan. Teine asi on see, et kui see eesmärk on sinu jaoks suur, see unistus saavutada seda on suur, siis sa saad endalt küsida mitte, kas mina olen seda väärt, vaid kas see eesmärk on mind väärt. Ja see tähendab seda, et sa saad endalt küsida kõigepealt, kas ma olen võimeline, kas ma olen võimeline sellist eesmärki ellu viima. Nagu ma ütlesin, selles ei ole kahtlustki. Sa oled inimene, sa oled võimeline. Kui see on sinu peas, siis sa järelikult oled võimeline seda tegema. Aga teine palju olulisem küsimus minu jaoks on see, et kas ma olen nõus tegema selleks kõik, et seda eesmärki saavutada. Vaata, meie elu on täis asju. Meie elu on täis meie perekond, meie sõbrad, meie meelelahutusviisid, mida iganes. Ja see, et kas ma olen nõus millestki loobuma selleks, et panna täis tähelepanu oma eesmärgi saavutamiseks, on palju suurem küsimus, mida sa saad endalt küsida. Kas see eesmärk või see soov, see unistus, mida sa tahad saada, kui oluline see sulle päriselt on, kui prioriteetne see sulle on? Ja vaat see on see, millest ma olen valmis loobuma selleks, et seda eesmärki saavutada ja seda tulemust saada oma elus. Mida sa oled valmis selleks tegema, millest sa oled valmis selleks loobuma. Ja see on vägagi prioriteetide küsimus. Kui sinu jaoks on küsimus näiteks saavutada mingisugune positsioon ja see eeldab rohkem panustamist, rohkem fokusseeritud mõtlemist, aega selleks, et teha tööd selleks, et seda positsiooni näiteks saavutada, siis on küsimus, millest sa oled valmis seal juures loobuma. See on otsus. Ma olen valmis loobuma õhtutest teleka taga näiteks. Ma olen valmis loobuma nädalavahetustest koos oma sõpradega. Ma olen valmis loobuma, õhtutest veiniklaasi taga, mis iganes, mis on sinu jaoks see, kust ma saaksin võtta rohkem aega, et panustada sellesse, et tuua neid tulemusi oma ellu, mida ma päriselt tahan. Ehk siis mõtle enda jaoks läbi, mis on see täpselt, mida sa tahad saada ja siis hinda ära, kas see on minu vääriline. Kas see on väärt seda, et ma muudan oma elu, kas see on väärt, kas see on minu jaoks piisavalt oluline, piisavalt prioriteetne, miks see on oluline, eks? Et ma olen valmis selle nimel tegema kõike, mis vaja, et need tulemused enda ellu luua. Mina olen Liina Vettik, ma soovin sulle ilusat alanud nädalat ja edukust eelkõige. Kõike head sulle, kohtume järgmisel nädalal. Tšau, tšau.